aga Karl Killing ja Villem Trillem räägivad, et mis on head laulud ja mis ei ole. Või ei klubi. Jo Verks. No nii. Ma ütlen ausalt, et ma väga ei kuula sellist muusikat. See Olli nagu ei ole nagu minu tüüpi nagu artist ka, keda ma kuulaks lihtsalt seal mitmeid erinevaid asju, aga mind häirivad isegi sellised väiksed asjad nagu, et üks meesterahvas värvib on küüsi, aga kui me jätame selle kõik kõrvale ja võib-olla ma ei näe teda personaalselt, siis selle laulu refrään on minu meelest väga hea. Ma tegelikult ei viitsi rohkem kuulata seda. See on minu arust nagu Olli on Eesti Laulu Joker nagu. Tal on räme fännibaas. Iga kord, kui sa vaatad ka mingid välismaa nagu arvustusi, siis kõik on lihtsalt Team Olli. Ja ma hakkasin selle pärast muigama, et nagu Olli on tagasi nagu. Meie villen on tagasi nagu. Need äidika kärpsed augustis, et nagu tuleb välja sellel õigel ajal ja siis kaob ära jälle, kui ei ole nagu hooaeg. See ongi seesama see refrääni koht nagu. Minul isiklikult jätab see lugu suht külmaks, et tal ei ole minu jaoks seda mingit X-faktorit seal sees, mida ma näiteks esimesest Olli Eesti laulust kuulsin. Tiim mitte praegu Olli, aga võib-olla millalgi. Real, see on real take. Hiljem. Sama. Aga refrääni osa mulle nagu pakub pinget küll. Paus. Võimatu, sa tahtsid võimatust. Ei gruvi, juba ei gruvi. Sa said vai. No ongi sama, see beat on suht siuke, mina ei tea. No siuke mingi raadiohiti beat, vaata. Festival. Tunda on, et siuke asi, et sa mingi sõidad Tallinnast Tartusse ja siis kui see sealt kuskilt Sky Plussist tuleb, siis ära ka ei vajuta nagu otseselt. Et ta on ühe püramiidi mehega abielus. Et muss kõlab juba väga sarnaselt. Next. See lugu on vokaalselt nii raske, nagu ma võin kohe öelda laivis seda laulu esitada, ma arvan, kui Nöpp suudab selle ära teha, siis mina annan enda makspunktid talle. Aga minust sellega on huvitav see, et mulle, ma ei tea, pole minu teema. Gruvib. Mu lipp on musta värvi, silmad mustad pärlid, kui maandun uuel rannalabi, kaasad jälle närvis mu. Ma nagu ausalt ütlen, siis see lugu kõlab minu jaoks nagu see oleks pidanud klaapšlaagril olema. Mina oleks pigem saatnud nende poolt Keerleb Eesti Laulule kui selle. Ma saan aru, et see on nagu see selline mängulisus ja mingi, kuidas öelda, Tommy Cashilikus ja Joost Kleinikus on väga trendikas praegu Eurovisioonil. Meil on viimased 2 akti olnud sellised. Mina arvan, et äkki Euroopas see aeg on nagu läbi. Samal ajal ma ei tea seda mingit Balkan popi nagu tehakse juba mingi 20 aastat. Kuigi tal on see, et ta jääb meelde. Mulle meeldib. Ta on lihtne meelde jätta, aga tal mingi see kõrvahuss on nagu samal ajal puudu. Ma isiklikult arvan, et sellel loo läheb nii hästi Eesti Laulul. Ma olen täiesti veendunud, et ta on seal top 3, top 2. Ma ei tea, ma arvan ka, et ta on mingi top 3. Neilt rohkem nagu. Ma saan sellest kontseptsioonist aru, mulle meeldib, sellel on täielik X-faktorlus olemas. Aga nagu see lugu. Ei no ma arvan üldse, et nad oleks võinud see näita munni kermoga minna. Ma arvan, et see oleks eriti hea ja siis seal laval tõmbab munni paljaks ja siis ta ei tõmba nagu otseselt munni paljaks, vaid ta tõmbab mingi tildo välja, vaata. Et why not, on ju? Ise, ma arvan, nagu. Minu jaoks see nagu. Mulle meeldib see. See mulle meeldib, ma ei tea miks, aga mulle meeldib. Minu jaoks see nagu. Nagu just see osa nagu. See muu on mäda, aga see osa on nagu mõnus. See nagu see osa on mõnus. Aga see ülejäänu, kus ta seal mingi ukraina keeles laulab, no sorry, aga
jätab nagu täiesti külmaks. Ma ei saa aru, mida ta laulabki, mind ei huvita nagu ka. Nagu natukene on tekkinud nagu see slaavi väsimus või ma ei tea, kuidas seda nagu kutsuda. Ameerikas öeldakse see nii-öelda mustanahaliste väsimuseks kutsutakse seda. Mina kutsuks seda, mis ma just kuulasime, slaavi väsimuseks. Just see fatigue, jep. Aga see nagu rütm, see osa just see, nagu see on mõnus. Aga see on ainult üks väike osa sellest laulust, nii et ma ei tea, pigem ei kruvi, jah. Next. Kruvib. Neil kruvib, selge. Siukseid lugusid mina ei suuda kuulata. No, see on mingi tepreka pauk, isegi kui ma teprekas oleks, ma ikka ei kuulaks, sest see on nii räige. Ta tekitab kohe mingi atmosfääri. See on ma see laul selle, et pole väga ja bismillah, mul ei kruvi. Green Rotation. Kidra sound. Null emotsiooni. Lihtsalt veider. Null emotsiooni. Nope. Sven tegi selle. Ei kruvi. Aga nagu... See on Ninja. See on Vanilla. Epic to be true. No näiteks siin ma ei tea, see Keter Jaani oma oli parem minu meelest. mul tekitas mingit emotsiooni. Tugev eelviimase koha lugu. As it was'i mingi vaid. On küll, jah. No ei kruvi, sorry. See on tugev lugu lihtsalt sellepärast, et see on nagu nii Eurovisioonilik lugu minu meelest, see Keter Jaani lugu. Aga ma ei taha, et ta läheks, sest ta on juba käinud. No, see on võib-olla siuke... Aga see on minu meelest hästi Eurovisioonilik lugu. Mul ei ole sõnu praegu. Võttis sõnatuks Sveni produja. No nii hea oli, jah. No ma võin öelda. Mulle isegi meeldis. Mõtlen ausalt. Mulle nagu see on huvitav on kogu see Keter Jaani Keter rebuild ja nagu mingi revival sellel projektil, aga ma olen nagu kahe silmaga ja kahe kõrvaga kaasas, et huvitav on. Tal on hästi huvitav, millest Ketteri viimastel lauludel on nagu, kui sa kuulad ta hukke, siis nad on täpselt just. Mis nad ütlesid selle kohta? Kruvib või ei kruvi neil? Mul kruvib. Mul ka kruvib. Real. See oli mäda jälle, see mulle ei meeldinud. Ma ei tea. Siin oli midagi, oli off, noh. Mis on see lugu? I'm an albatross. Oi, ei. Kui juures veits viskab küll seda lugu. Anja. Vähe läheb peale või? Ja mis värk sellega on, et nagu ma ei tea, kaua see Eesti laul on käinud mingi 20 aastat või vähem või? Vahesaga ühtegi korda pole selle aja jooksul keegi teinud piraadilaulu ja siis ühel aastal on kaks piraadilaulu. Mis toimub nagu? Et mis see mingi piraatlus tuleb tagasi või mis teema sellega on? Ma nagu TV-st. Kui on, siis tšau. See on küll naljaks jah, et mingi kaks piraadikat on järsku tekkinud. See on küll, jah. Mis siin vahepeal toimus? Tugev tagarea esimene lugu, vanad Ninja lood on hea, Just Tough Enough, Liar ja Cool Vibes, Cool Vibes. Ega ma täpselt mälet sõnugi, ma ütlen avast, aga Linkin Park.